Hommikul peeglisse vaatamine annab enesekindluse, sest peegel annab tagasisidet minu välimuse kohta. Nii on ka koristuses. Oluline on saada tagasisidet. Tähtis on hinnata, kas koristamisel tehtud tegevuste tulemuseks oli soovitud puhtus. Tagasiside on vajalik nii tulemuse kui ka tegevuse kohta. Sageli kardetakse tagasisidega kaasnevaid negatiivseid emotsioone. Seetõttu jäetakse tagasiside üldse andmata. Tagasiside võiks olla nii arengukohtade kui ka õnnestumiste kohta, mis toetaks puhastusteenindajad kokkulepitud puhtuse saavutamisel. Puhtus saab hinnata visuaalset standardi järgi, näiteks Skandinaavias Insta800 või Hollandis NEN 2075. Visuaalselt UV-lambiga, mikroorganismide, orgaanilise mustuse või tolmu mõõtmisega pinnalt. Hindamisi võiks teha koos puhastusteenindajaga, koos leida põhjused, miks ei ole puhas ning koostada tegevusplaan, kuidas saavutada soovitud tulemus. Näiteks Pandemic Clean projekti katses ilmnes, et koolilaudade pühkimine tasapinna mopiga oli kiire, kuid ei saavutanud sageli oodatud puhtust. Sobivalt niisutatud mikroküüdlapiga tugevamini pühkides oli tulemus palju parem, kuid aeganõudvam. Omades sellist infot oleks soovitatav puhastusteenindajaga koos analüüsida, kuidas oleks võimalik laudade puhastamiseks mõeldud aega kasutada tõhusalt. Üks võimalik lahendus võib olla, kui iga päev puhastatakse korralikult poolte klasside lauad, selle asemel, et pühkida iga päev kõik lauad, kuid sageli oodatud tulemuseta. Hea on sõnastada eesmärk tulemuse põhjal. Näiteks parem on kirjeldada, eemalda mustus ukselingilt, pühkides niiske mikroküüdlapiga. Selle asemel, et öelda, pühi ukselink niiske mikroküüdlapiga. Oluline on hinnata koristamise tulemust ja protsessi. Seda tuleks teha regulaarselt, mitte vaid siis, kui esinevad probleemid. Inimene vajab tagasisidet nii arengukohtade kui ka õnnestumiste kohta. Tagasiside on vajalik nii tulemusele kui ka protsessile.